Nii, tervist kõigile, täna on 21. aprill, ma olen praegu Endel Ojaga, just tulime välja Riigikogust, põhimõtteliselt me saime kokku siis Riigikogu majanduskomisjoniga, kus teemaks oli Rail Baltica peatamine, sest et pole raha, pole vajadust, ei ole tasuvust sellel asjal, ei ole maavarasi ja nii edasi, et me just värskelt tulime sealt välja, me nüüd teeme sellise värske muljetamise, kuidas Endel sulle tundus, et meil läks seal? Ma arvan, et läks väga hästi, et aega jäi küll väheks, aga me saime kõik oma sõnumid ette kantud ja saime ka tagasiside nii riigi esindajate poolt, kelleks peamiselt oli siis üks isik, Sander Salmu, Kliimaministeeriumi asekantsler, kes vastutab ka Rail Balticu rahastamise eest ja siis poliitikud. Et meie, kui sa oled nagu petitsiooniga tuttav, siis ma loodan, et sa oled, juhul kui ole, sa näed siin video all, me paneme lingi sellele, aga meie nagu peamine point oli see, et see vestlus ja arutelu läheks nüüd sellest saalist kaugemale. Et me taotlesime siis üleriigilist avalikku arutelu Rail Baltica peatamise osas. Käiks korra üle selle, vaata, me rääkisime kuskil 20 minutit, esitasime oma jutu kõik ära. Ja siis hakkas see Kliimaministeeriumi tüüp midagi rääkima. Ma märkasin, et sa tegid märkmeid enam-vähem iga tema jutu või punkti peale. Kas sa korraga tahaksid need üle käia? Või? Ja, ma käin kiiresti üle, sest et need tema seisukohad, mida ta esitas, olid, ütleme nii tagasihoidlikult öeldes, teatud määral tendentslikud ehk ta meelega kitsendas või vähendas tegelike probleemide kaalu. Esiteks ta väitis, et kuna Rail Balticu trass on ainult 60 meetrit lai, siis tegelikult see ala, mida ta mõjutab, ei ole üldse nii suur. Ametlikult loetakse tegelikuks mõjualaks 300 meetrit, mis tähendab, et sisuliselt Eesti riigi ja rahva käibest on tänu sellele ainult sellele trassile välja viidud umbes Vormsi saare suurune maa-ala. Teiseks ta, mis on väga oluline, ta jooksis ise oma numbritega kinni. Esiteks ta suure rõõmuga teatas, et Euroopa Liidu peale on eraldatud seda tüüpi projektidele 51 miljardit eurot ja küllap me sealt ka siis omale vajaliku summa saame. Aga kogu Balti riikide peale puudu olev summa on nimelt 20 miljardit. Ehk siis tegelikult peaks peaaegu pool Euroopa Liidu vastavast summast ainuüksi Balti riikidele tulema. Et see tegelikult annab asjale sisulise selguse ja rahastuse juures, mida ta üldse ei maininud, on see, et lootus oma osaluse madalale protsendile 15%, mis seni alguses on olnud, seda kindlasti enam ei tule. Niipea kui see üles hüppab koos ehituse kallinemisega, siis see annab riigieelarvele tohutu koormuse, me räägime lisa sadadest miljonitest eurodest. Ma nägin, et kui ta nagu rääkis, siis sa ainult raputasid pead ja muigasid ja tegid neid märkmeid. Mis sa veel kirja panid siia? No siis ta tugines argumendile, et vanades lepingutes on kirjas, et kõigil Balti riikidel on kohustus Rail Baltic valmis ehitada. Siin tuleks teha selline mööndus, et millisest Rail Balticust me räägime. See, milline kohustus omal ajal võeti, sellist kohustust juba ei ole asutud täitma, sellepärast et tegemist on meil ühe rööpmeelse raudteega ja tegemist on Eesti tingimustes ainult kohaliku raudteega, nii et tegelikult tuleb kogu Rail Balticu kontseptsioon ümber mõelda algusest peale. Ja selle kohustuse nii-öelda siis kohustusele me ei saa enam viidata. Ja eraldi ta tõi esile, et 24. aastal oli tellitud kallis analüüs, mis väidetavalt näitas, et Rail Baltic on majanduslikult kasulik. No eksperdid on selgitanud, et seal on väga suur osa sellist nii-öelda roosa udu, mis on kirjutatud kõik rahalise plussi peale ja mina tegin ettepaneku, et see sama analüüs tuleks suunata Riigikontrolli, kes teeks sellele sõltumatu auditi.
ja, et see oli päris jabur, et ta ütles, et et seal on kõik need analüüsid tehtud ja kõik on positiivne ja kõik umbes nagu, et majanduslikult on ära tõestatud nagu, umbes niisugust juttu hakkas ajama. Kuigi meil on ju Rail Balticuse esindaja ise ütles meile 2 kuud tagasi, et majanduslikult see hakka kunagi kasumlik olema. Aga see vend täna ütles, et hakkab. No jaa, seepärast, et tegelikult sellele auditit tehtud ei ole. Ja nad väldivad selle auditi tegemist nagu vanakurat välku, seepärast, et sealt ei tule neile midagi head. Ja siis ta väitis ka, et Soomest hakkavad kaubad tulema, et ehitatakse muudkui aga sadamates vastavaid terminale juurde. Sadamad ehitatakse neid sellepärast juurde, et raudteevedu on raudselt mitu korda kallim kui merevedu ja vedada nüüd Soomest kõigepealt mööda merd kaubad Eestisse ja siis laadida raudteele ja vedada Euroopasse, seal ei ole mitte mingisugust põhjendust, et see oleks nagu odavam kui merevedu. Ja viimane, millele ta vihjas, et väitis, et kohalikke maavarasid siiski jätkub nii Rail Balticu kui ka Via Baltica jaoks. Selle ümberlükkamine on väga lihtne, sellepärast, et mul on tellitud ja olemas Maanteeametist konkreetsed numbrid, mis puudutavad Via Balticat ja olemas ka Rail Balticu numbrid, mis puudutavad Rail Balticut. Mõlema jaoks on 15 miljonit kuupmeetrit kohalikke maavaru vaja ja on olemas ka ametlik analüüs Keskkonnaministeeriumi poolt, kust on selgitatud, et isegi 15 miljonit ei ole selles mõjualas, mis on siis Rail Balticu ja Via Baltica jaoks vajalik, isegi 15 miljonit kuupmeetrit neid maavaru ei ole, rääkimata 30. Nii et siin ka riigi esindaja tagasihoidlikult öeldes hämas. Mina olin väga positiivselt meelestatud, mis juhtus pärast seda, kui see mis ta oli, Kliimaministeeriumi tüüp rääkis oma selle jutu ära, siis võttis sõna, sina tead selle tüübi nime, aga tema ütles konkreetselt, see tuleks kohe saata sinna arutellu, kes see on ja räägi, mis ta ütles. See oli EKRE esindaja Rene Kokk, kunagine keskkonnaminister. Ta ise oli keskkonnaminister kunagi, jah? Tema oli ja siis, kui EKRE oli valitsus, tema oli keskkonnaminister, jah. Väga huvitav. Ühesõnaga, mis ta ütles? Ta ütles, et see tuleks kindlasti saata sinna arutelu Riigikogu suurde saali. Tuleb suurde saali saata, kuna tegemist on selgelt läbi kukkunud projektiga, seda on pikka aega püütud vältida seda laia arutamist, aga nüüd tuleks ta uuesti lauale võtta ja saata suurde saali seisukoha võtmiseks. Ja lisaks siis Keskerakonna esindaja pakkus välja, et see tuleks ka valitsuses lauale võtta kogu see petitsioon koos nende järelduste ja ettepanekutega. Nii et 2 sellist tõsist toetavat häält olid ja ka... Ja ma ütleks isegi, et see Isamaa tüüp oli pigem nagu siuke neutraalne. Ta küsis, aga mis see siis maksab, kui see kõik kinni panna. Et mina arvasin, need vennad hakkavad meid kõik seal tümitama, et me oleme kõik täitsa rumalad ja kust iganes tulnud, aga ma imestasin, kuivõrd mõistlik vastukaja oli seal. Ma olen väga positiivselt meelestatud hetkel. Ja ütleme, et tulevane koalitsioon tõenäoline peale valimisi on siis Isamaa, Keskerakond ja EKRE ja kõik need 3 esindajat. Lauri Laats siis oli Keskerakonnast ja Isamaast kohe mul tuli, ühesõnaga Isamaast oli siis ka inimene, nii et nad kõik olid ikkagi põhimõtteliselt ühel meelel, et see projekt on läbi kukkunud ja vajab laiemat arutelu. Ja seal oli ka Reformierakonnas Pumbastik Mario Kadastik, kes oli lihtsalt arvutis ja kogu aeg midagi kirjutas, seal vahepeal rääkis telefoniga, ütles, et ma pean tagasi helistama. Tundus nagu, et teda ei huvita üldse, mis seal toimub. Ta oli täitsa teises kohas nagu. No jaa, Reformierakondlased oli seal veel mõned Reformierakondlased, kes olid jumala vakka, et ei teinud isegi nägusid. Nii et ja ega tegelikult ka juhataja, kes on siis Eesti 200 esindaja Marek Reinaas, ta juhatas ja ütles, et kes sõna saab, aga ta hoidus ka igasugustest kommentaaridest. Ja see oli see päikseprillidega tüüp, eks ju? See on nii naljakas vend, see on terve elu kogu aeg päikseprillidega. Ja, eks tema nende partei on lihtsalt võtnud seisukoha, et tuleb toetada igati Reformierakonda ja seetõttu oli ka tema suu vett täis, et ta sisuliselt sõna ei võtnud, juhtis koosolekut, andis sõna, lõpetas koosoleku ära siis, kui
pidi lõpetama ja oligi. Aga üldiselt mina sain aru, et nad nüüd seal korra istuvad ja mõtlevad, mis edasi saab, aga sealt nagu see aura, mis seal oli, tundus, et see läheb nüüd nii kaugele, et see läheb Riigikokku. Et ma väga loodan, et see niimoodi on, vähemalt siuke vibe meile sealt jäi, et me peaks ehk täna homme saama vastuse selle kohta, eks ju? Ja. Täna õhtul peaks tulema protokolliline seisukoht olemas, nii et ütleme, kas seda nüüd täna näeb, aga homme on ta kindlasti sul peaks olema näha. Ja mina tänan kõiki vaatajad, toetajad, kes petitsiooniga liitusid ja loodan, et heli jäi ka siia mikrisse. Aitäh sulle endal! Sulle ka, töötame edasi. All right. Väga hea.